Johannes küsis, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist. Jeesus vastas, öelge Johannesele, mida te olete näinud. Pimedad näevad, surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Halleluuja, halleluuja. Amen, halleluuja. Teie ees on Eesti Laulu psaltri prooviväljaanne number 5. Eesti Laulu psalter on unikaalne nähtus kogu maailmas. Tegu on sektsioon raamatuga, mida saab lehitseda 3 erinevast osast. Alumises raamatus ehk psaltris on Vana Testamendi psalmid. Keskmises raamatus ehk tonaariumis on psalmitoonid ehk meloodiavormelid. Ülemises raamatus ehk antifonaariumis on lühikesed muusikapalad ehk antifoonid. Antifonid kuuluvad juba konkreetsete psalmitekstide juurde. Näiteks Tõuse issand on 3. psalmi juurde kuuluv antifon. Tonaariumis on kokku 180 tooni, mis on koheselt kasutatavad kõikide psaltris leiduvate tekstidega. See on võimalik tänu nõndanimetatud kursiivsele süsteemile, mis tähendab seda, et psalmi tekstid on liigenduskohtadest 10 silbi ulatuses nummerdatud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja laulmiseks tulebki siin tekstis olevad numbrid kokku viia meloodia vormelis olevate numbritega. 3 ja 3. Nõnda kombineeruvadki omavahel kõik toonid kõikide tekstidega. Kui ma nüüd näiteks sooviksin laulda psalmi number 8, ja tahaksin seda teha võrdlemisi rõõmsa ja optimistliku viisiga, siis otsin ma üles mõne loomulikus mažooris oleva psalmi vormeli, näiteks sinisest raamatust number 87. Nagu näete, on tonaariumis lehekülgede pöörded identsed. Mõlemal pool on 87. Ja see on vajalik selleks, et psalmitooni saaks
keerata kohakuti nii paaritu lehekülje numbriga kui paaris lehekülje numbriga. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Kui ma aga soovin natukene mõtlikumat meloodiat, siis võtan näiteks keskaegse 4. laadi tooni, mis kannab numbrit 7. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. On mul aga plaanis laulda pisut nõudlikumat tooni, siis otsin üles näiteks numbri 133. Kui ma näen su taevas, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Laulupsalter on koostatud nõnda, et kõikide tekstide ja meloodia vormelite sobivus on universaalne. See annab laulja käsutusse tuhandeid kombinatsioone, valida saab vastavalt olukorrale, meeleolule ja vajadusele. Olles täna laulnud psalmi number 8, näeme, et sellele soovitatakse antifooniks rohelisest raamatust number 28. Antifooni teksti all omakorda on öeldud, millised toonid võiksid selle antifooniga sobida, ja paksundatud kirjas on antud need, mis autor soovitab. Siin siis oleks vaja meil tooni number 5. Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Kui ma näen su taevas, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Minu hing ülistab Issandat, ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind andsaks kõiksugu põlved.
ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni. Neile, kes teda kardavad, on näidanud oma käsi varrekangust. Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meeled. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega. Ent rikkad saatnud minema tühja. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Israeli, pidades meeles oma halastus, nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele. Abrahamile ja tema järglastele igavesti, olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Johannes küsis, kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist? Jeesus vastas, öelge Johannesele, mida te olete näinud. Pimedad näivad, surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi.